Tadaa! Tadaa! Hurraa, olemegi läbis. Tere hommikust! Nii, mina olen Tanel Smailist. Tere, mina olen Erki. Ja meie külalised. Mina olen Kadi Infopanga agendist. Ja mina olen Cassidy, Infopanga agendi turundaja. Okei, ja mis me siis täna teeme? Millest me räägime? Räägime siis B2B meiliturundusest. Ausalt, praktiliselt, natuke sellises võtmes, et lihtsalt ei näita slaide ja ei aja mingit teoreetilist juttu, vaid katsuks siit midagi konkreetselt nagu kätte saada. Kuidas teha, kuidas mitte teha, kuidas teha nii, et kõikidel oleks kasulik, kuidas teha nii, et see oleks mingi tohutu spämm. Ja hakkame siis aga otsast kohe peale. Et Erki, mis siis on nagu kõige suurem vale arusaam B2B meiliturunduse kohta? Jah. Kas... Oota, B2B meiliturundus, kas me räägime siis spämmimisest? Tüdrukud, te olete siin kaadri taga, me ennem tegelikult jõudsime korra juba teemaks võtta, et kindlasti meil on palju kuulajaid täna, keda see teema huvitab. Esiteks sellepärast, et tahaks ise ka uusi kontakte ja müüki teha. Ja teised kuulajad on kindlasti sellepärast, et ärge saatke mulle seda paganama spämmi kogu aeg. Et otsustasime, et me täna kaklema ei hakka, püüame olla võimalikult praktilised ja konstruktiivsed. Et aga mina, ütleme siis nagu Smile'i poole pealt istun siin oma selle mätta otsas ja pean iga päev ära ajama kliente, kes tulevad kuskilt internetist korjatud või kogutud andmebaasidega, et ütleme niimoodi, et ei oleks nagu muljet, et B2B meiliturundus on spämm, siis mis te arvate, et mis see Taneli küsimus oli, et mis siis nagu seda kõige rohkem eristab? Vale arusaam B2B meiliturundusest. No sest kindlasti oli väga lihtne ära lihtsalt spämmi, et Seda ära saada? Ei, lihtsalt saada strateegiliselt, saada vahedega, räägi õiget asja, sul peab olema ikkagi eesmärk, pead teadma oma sihtrühma, et ära lihtsalt spämmi. Ehk siis vale arusaam on see, et ma võin võtta internetist andmebaasi ja laadida selle kuskile meilitarkvarasse üles ja saata rahulikult välja, et see tegelikult ei ole nagu see päris õige B2B meiliturundus, eks? See päris õige ei ole, et sa ei tohi päris valimatult kontakte igalt poolt kokku korjata, et sa pead ikkagi veenduma, et kui sa teed B2B email turundust, et see email on seotud selle ettevõttega ja see inimene on seotud selle ettevõttega ja see, et sa pöördud selle ettevõtte esindaja poole õigesti, et päris süüdimatult kõikidele täiesti suvaliselt asju kirjutada ei tohi. Okei, no me jõuame sellesse minna täna ka natukene sisse, aga ütleme, meiliturundus on ju nagu tegelikult nagu väga hea asi, mida teha, et üks asi on see, eks ma räägin teiega siin näost näkku, et see on vahetu, ma näen emotsioone, ma kuulen hääletooni, kõike muud. Teine asi, ma helistan sõber Markole siin kaadri taga, et kuule, tšau, teeme täna seda või teist asja. Ja iseenesest nagu kolmas level ongi ju nagu meil. See on nagu personaalne ruum, minu isiklik postkast käib minuga iga päev kaasas. Et kui ma nagu tahan teha turundust, meiliaadresse on maailmas, täna vist Tanelil on kõik need statistikanumbrid teada, miljardid, 5 miljardit on vist juba praeguseks hetkeks. Mingi 4, ja siis ta kasvab mingisugune 250 miljoni kanti iga aasta. Jah, et rohkem kui nagu ükskõik milliseid teisi nagu turunduskanaleid, et jube nagu suur kiusatus on seda ju nagu ikkagi kasutada selleks, et saata oma seda müügikirja ja pakkumist, sest kõik me teeme turundust selleks, et teenida raha. Et ja eriti B2B puhul, kus ei kehti ka GDPR ja ütleme niimoodi, et seadus ütleb, et senikaua kuni on jokk, siis võid rahulikult ju teha, et ühesõnaga, proovime siis seda nagu rääkida täna niimoodi, et vale arusaam on see, et ma võin laadida lihtsalt baasi üles ja saata valimatult kõigile, et kuidas seda siis teha niimoodi, et oleks nagu hea, eks? Jah, mul on tegelikult sellega seoses kohe üks küsimus, et lähtub hästi palju sellest, mida Erki rääkis, et miks ikkagi hästi palju vaadatakse B2B meiliturundust nagu tavalist kampaaniaturundust. Ehk siis tegelikult, võtan endale selle baasi, teen mingi kirja valmis, pakun oma ma ei tea, ükskõik mis nagu teenust või toodet, eks ju, saadan selle välja, siis saadan täpselt samasuguse asja nagu 3 päeva pärast välja ja siis järgmisel nädalal ja mõtlen, et nüüd sa oled mu uudiskirjaga liituja või ma teengi oma uudiskirja ja saadan siis nagu välja, et mis on nagu see vahe siis sellel B2B meiliturundusel ja tavalisel B2C meiliturundusel? Et kuidas teie seda näete? B2B ja B2C on kohe see sihtrühma teine asi. B2C on see, et sa kõnetad ju eraklienti. B2B on see, et sa ikkagi kõnetad ju äriklienti.
et minu jaoks on see A ja O ikkagi see, et sa tead, kellele sa kirjutad, kes on seal sihtrühmas, mis tegevusala ettevõte, kellele sa sealt ettevõttest üldse kirjutad ja sa pead väga hästi teadma ka iseennast, oma ettevõtet, oma tooteid, oma teenuseid, mis su klientide murekohad on, et kui sa tõesti teed lihtsalt sellise hästi palju pilte, hästi palju linke, hästi üldine kiri ja sa saadad kõigile selle, siis ilmselgelt see näeb välja nagu spämm, nagu mingi kampaania meil. Jah, ma lisaks juurde seda, et B2C on peamiselt see, et ikkagi inimene on huvitatud juba sinu ettevõttest ja ta on andnud nõusoleku, et saada kirju ja kõik need kirjad on enamasti selle ettevõtte põhised ja ettevõtte toodete põhised. B2B-s pigem on see, et sa keskendud pigem sihtrühmale, sihtrühma probleemile, tema valupunktile, mitte otseselt enda tootele ja teenusele ettevõttele. Okei, aga ma toon selle radikaalse näite nüüd, et kõik Eesti ettevõtted, näiteks vaja raamatupidamisteenust. Ma siis ei osta, ei skreibi, ühesõnaga kuskilt saan endale selle andmebaasi, 200 pluss mingi 1000 Eesti ettevõtet on, võtan kätte ja panen kokku, et ma tean, et kõikidel teil on vaja raamatupidamisteenust ja saadan välja. Sihtrühm on olemas, toode on ka sihtrühma jaoks nagu olemas ja teistpidi näeb juba mahult tegelikult ikka selline tavaline nagu B2C kampaania välja, et aga kus ma siis, mis ma siin siis valesti teen, kui niimoodi mõeldes on ju kõik nagu õige? No sa peaksid ikkagi, jah, su teenus sobib kõikidele Eesti ettevõttele, tõsi, aga kus sa tead, kui paljudel on raamatupidajad juba olemas? Just. Et esiteks, kas sa tead, kas neil on raamatupidajad olemas juba, et me oleme tegelikult teinud ka raamatupidajatele emailturunduse kampaaniaid ja mida me tegime oligi see, et me ikkagi valime seda sihtrühmad. Jah, me saame seda pakkuda väga paljudele, aga igas sektoris on mingid omad raamatupidamuslikud probleemid, mingid küsimused, et kui me saame teha personaalsema kirja ja näiteks mingi sektori ettevõtte kõnetada just nende valupunktide läbi, siis see on parem kui see, et sa järsku kõigile korraga nagu kirjutad. Jah, selles suhtes ma ütleks, et me oleme tegelikult kahte moodi teinud, me oleme teinud ka sügest hästi üldist, raamatupidajat on kõigile vaja. Aga me oleme teinud ka, nagu sa ütlesid, sektori põhiselt, see toimib palju parem, sest tegelikult raamatupidajad teab ise väga hästi, mis on seal sektori probleemid. Ja kui me need kirjas välja toome ja toome välja, kuidas me seda lahendame, siis meile ühe ettevõttega tuli väga häid kohtumisi ja kliente, et lihtsalt tea oma kliente ja tee sektori põhiselt. Ma ütleks veel nii palju, et kui sa rääkisid seda, et mis vahe on nagu B2B-l ja B2C-l, et kui sa hakkad nagu mõtlema meiliturunduse mõttes, siis mul on siin see väike speaker slide on ees, et ma saadan küll nagu sama kirja, aga tegelikult olenevalt kontekstist ei ole seal taga nagu selles mõttes just nagu siis sama inimene, et inimene vahetab vahepeal nagu mütsi, et ta on nagu eraisik või ta on nagu ettevõte ja kui eraisik ostab nagu emotsiooni ajal, teeb impulssoste, vaatab nagu nii-öelda nagu silmadega, siis sama meiliaadressi taga olev siis nagu ettevõtte esindaja tegelikult tema võib-olla loeb neid oma töökirju ainult töö ajal, muul ajal ignoreerib, see nagu infoajastus on juba teine, ta on hästi ratsionaalne, ta ei osta nagu, et mul on roosad kummikuid vaja oma autoettevõttesse, tegelikult ei ole, eks, et selles mõttes pluss nagu loogika, et nagu te ütlesid, et sihtgrupp peab olema õige, et kui ma tegelen nagu selles valdkonnas, siis kõik muu, mis tuleb justkui raamatupidamisteenus, fine, teoreetiliselt mul oleks seda nagu vaja, et aga see peab olema nagu tõesti nagu väga täpselt sihitud, miks mul seda vaja on nagu põhjendatud, et ei saa lihtsalt nagu tühja nagu lasta, et ma mäletan omal ajal, siis kui natukene nagu lihtsamad reeglid olid seal ilmselt enne GDPR-i ka, et tulidki kliendid siis, kes tahtsid kliendiks saada tänavalt sama baasiga, ma ei tea, kus nad selle saanud olid. Kadakaturult. Üks tahtis saata raamatupidamisteenust, teine tahtis teist asja, kolmas tahtis kolmandat asja ja see töötas. Alati tuli kaebuseid, alati tuli, et ärge saatke mulle oma seda spämmi, aga alati tuli ka mingisugust müüki, et ju siis nagu mingite inimeste puhul oli see nagu õigel ajal, õige sõnumiga, teiste puhul mitte, et nüüd ongi see koht, et kuidas seda nagu saavutada. Okei, põhimõtteliselt saame selle asja nagu kokku võtta siis selle loogikaga, et B2B meil ei ole tegelikult nagu massimeil suurele nimekirjale, vaid see läheb konkreetsele rollile, konkreetse vastutusega inimesele
ja see tähendab seda, et su sisu, ajastus ja selle kirja ootus peab olema nagu väga täpselt üles ehitatud. Jah, ma tegelikult näitaks ühte slaidi ka, kui me räägime B2B versus B2B, Marko number 5 näita mulle slaidi. Meil on ainult üks slaid, Tanel küll lubas ürituse alguses, et meil ei ole slaide, aga tegelikult on üks slaid ikkagi. Ei tule. Et selles mõttes, noh, jällegi taaskord minu isiklik eesnimi.perenimi@gmail.com meili aadress justkui nagu läheb ühel hetkel B2B ja teisel hetkel B2C alla, et no, see on ühel äripäeva üritusel, kus ma siis tegin nagu sellist taustauuringut, et kuidasmoodi nagu, mis seadusandlused, kus nagu kehtivad, hallist alast me veel räägime B2B puhul, siis noh, täpselt seesama emotsionaalne või ratsionaalne, milline sisu on, noh, et juba tegelikult ka see on juba erinev, et kas see on nagu visuaalne või lühike, emotsionaalne või siis vastupidi nagu informatiivne ja hästi väärtuspõhine, et noh, et mida ma nagu sellest kirjast nagu võidan, on nagu B2B puhul oluline. Samamoodi personaliseerimine, et kui ma nagu B2C puhul ütlen, et noh, tšau Tanel, kuidas läheb, eks, et sa pole ammu roosasid kummikuid ostnud, siis B2B puhul tegelikult on nagu kihte on palju rohkem, et üks asi on see ettevõtte valdkond, teine asi, et kes seal ettevõttes töötavad, mis on nende rollid, juba jällegi täiesti erinev nagu sõnum, noh ja siis edasi tulevad nagu need vajadused selles nagu rollis, et noh ja nii edasi, et ühesõnaga täitsa erinev maailm. Kohe võtan sõnasabast kinni, mis Erki ütles personaliseerimise kohta, et ega mida siis B2B-s see personaliseerimine nagu tegelikult tähendab? Kui Erki ütles, et noh, tavaliselt B2C-s paned võib-olla selle, et tere Tanel, ma tean, et sa oled Tartust, on ju, siis mismoodi B2B puhul seda personaliseerimise nagu lähendatakse? Peale selle, et jah, okei, ma võin sinna peale su nime nagu ettevõtte nime ka nagu panna, aga kui süvitsi peab nagu tegelikult minema, ehk siis kui me rääkisime sellest, et see läheb konkreetsele rollile ja konkreetsele nagu inimesele, et kui täpselt seda võiks tegelikult siis personaliseerida, seda pakkumist, et oleks nagu reaalselt nagu pakkumine sulle, kuigi tegelikult sa teed seda B2B-du ka mingisugusele massile ikkagi, kuigi nagu märksa väiksemale massile. Me teeme igasugust personaliseerimist, aga minu meelest kõige olulisem on see, et sa tunned oma klienti, et me tegelikult mingis mõttes paneme ennast nii-öelda kirjasaaja olukorda ja me proovime kaardistada siis ära tema nii-öelda tegevused, mõtteviisi, tööpäeva, ehk siis me oleme näiteks teinud niimoodi ka, et me teame, et meie sihtrühm on personalijuhid ja me läheme oma ettevõtte personalijuhi juurde, ütleme, et okei, millal sina sellega tegeled, kui sina niisuguse kirja saaksid, mis sa teeksid, mis on sinu esimesed küsimused, et me proovime nagu aru saada sellest inimesest, sellest rollist ja seeläbi siis läheneme personaliseerimisega, aga no me toome igasuguseid erinevaid asju ka sinna kirja sisse, et meile meeldib näiteks teha seda, et me tutvustame ennast, kes me oleme, kui me kirjutame, et näidata seda, et me oleme ikkagi ka inimesed, kes me kirjutame teile, mitte mingid robotid, aga ja noh, toome kõik need nii-öelda valupunktid ja probleemid ja näitame seda, et me saame aru. Okei, sa räägid praegu nagu Infopanga töötaja või kes? Ma just mõtlen, et Infopangas te peaksite olema ju nagu personaliseerimise nagu spetsialistid, võib-olla ühed parimad Eestis, sest et teil on ju võimalik valida kogu sellest tohutu suurest andmebaasist väga täpseid valimeid, mida siis nagu oma kliendile anda, eks. Et kuidas, kui sa nagu näiteks tuleb klient on ja tahab sinu käest saada valimid, kuidas sa seda, tegelikult meil on üks küsimus ka tulnud, Indrek küsib, et noh, et kas te oskate näiteks öelda sellist, olles siis nagu personaliseerimise Eesti meistrid, anda parimaid praktikaid enda nimekirjade võimalikult hästi sihituna ehitamiseks. Kuidas seda nagu mõelda? Alustuseks, eks mina suhtlen nende klientidega, kes tahavad hakata meili saatma, et ma alati uuring, et millega te tegelete, miks te seda teete, miks te olete paremad kui teie konkurendid, mille poolest te eristute ja kui me paneme sihtrühma paika ka, siis ma küsin ka, et kui teiega tavaliselt võetakse ühendused, kes need inimesed on, kas see on juhatuse liige või võtab teiega juhi abi ühendust, võtab finantsjuht teiega, kes need kliendid tavaliselt teie poole pöörduvad ja siis me näeme selle põhjalt juba, et kes seal on. Et niimoodi paneme seda sihtrühma paika muidugi. Pluss siis eks Infopangas on tegelikult väga võimekud tööriistad, et mitte ainult see, et me võtame müügitulu järgi ettevõtteid välja või töötajate arvu järgi, me saame vaadata tegelikult ka ettevõtete kulusid, tulusid. Näiteks kui koolitusfirma tahab teha email-turundust, me näeme majandusaasta aruannetes tegelikult koolituskulusid. Siis me võtamegi need ettevõtted, kes me näeme, et nad panustavad koolitustesse ja hakkame neid sihtima.
ja mis ma veel tooksin, on see, et meil oli üks kampaania, mis oli põllumajandusettevõtetele ja kuna me Infopangas koostame raporteid ja me teeme juhtide küsitlusi, siis mul oli ülihea võimalus minna siis küsitleja poole ja küsida, et okei, et sa oled rääkinud mitme põllumehe juhiga, et räägi, mis on nende nagu probleemid või mida nad, kas nad kavatsevad see aasta investeerida ja nii edasi, et niisugune info on väga-väga oluline meie jaoks. Okei. Ehk siis tunne oma klienti nagu läbi ja lõhki, Jah. mitte ära mõtle selle peale, et kõikidel ettevõtetel oleks raamatupidajat vaja. Jah, okei. Üks küsimus tuli veel vahele. Ma ei tea, Tanel, kas see läheb meil muidugi õigesse kohta, aga Ken küsib, et mis on tavapärased tulemusnumbrid? Noh, et ma saan aru, et sihitud kirjad ilmselt nagu töötavad paremini. Ma võin öelda, statistika ütleb ka, et 80% klientidest eelistab teha koostööd brändidega, kes saadavad neile personaalseid sõnumeid. Noh, et olgu see siis nagu B2B või B2C, et see nagu selles mõttes on nagu täitsa nagu õige, et aga näiteks võttes sihitult Infopanga teenusena 1000 kontakti, tehes B2B meiliturundust, kui palju tavaliselt vastatakse ja palju tavapäraselt tuleb nendest kirjadest reaalset koostööd. Kõik oleneb kindlasti ka kirja sisust, aga umbes mis need ootused võiksid olla. 1000 välja saadetud kirja, näiteks 30 vastust, 2-3 koostööd ja oleks teada, et ootused oleks umbes paigas, et mida teie nagu näete, et kuidas see nagu tulemuslikkus on? See on nagu väga õudne pealt. Vabandust, et ma nagu... No kindlasti oleneb jah sektorist. Kui sa mõtled selle peale, et mis on see sõnum, sa pead siis mõtlema nagu seda, et mida sa nagu pakud, on ju. Noh, ja kõige olulisem asi, see on kuskil pärast ka veel, ma räägin sellest, aga B2C-s, nagu Erki mainis, on ju see loogika, et su ost käib impulsi pealt. Sain meili, roosad kummikud, ostsin ära. Kohe, nüüd, täna. Ja siis pakutakse traktorit. Jah, aga traktorid, vaadates kas või meie sektorid selles mõttes, et teades, kui pikk on mingisuguste protsesside nagu loogika ja eriti nagu B2B-s, kui sul on näiteks, kas sa müüd kallist teenust või sa müüd seda miljonilist traktorit, mis ise põllul ringi sõidab ja sa istud lihtsalt põlluservas, eks ju. Siis ma kujutan ette, et see ostuotsus seal taga on nagu tohutult pikk, et kas see sõltub nii palju ilmselt sellest, mida sa pakud, et kas sa saad üldse tegelikkuses nagu kohe oodata seda, et... 1000 kirja ja kohe tuleb nagu... Jah, all right, kas te nagu garanteerite mulle nagu 5 müüki või? No, mina ütleks selle müügi osas kõigepealt seda, et me ei saa teie eest müüki ära teha. Et me saame avada ukse suhtluseks, me saame teile päringuid tekitada, aga me ei saa müüki selles mõttes ära teha, et te peate, kui keegi küsibki täpsustavaid küsimusi või tal on huvi, siis kuna nemad on selle toote eksperdid, siis nemad peavad kliendiga ühendused selle personaalse suhte looma, et helistama, rääkima, pakkuma veel väärtust peale, et me saame selle ukse nagu avada. Ma olen tegelikult väga palju klientidele öelnud, et B2B-s ei ole emotsiooni ost, on ju. Et see on väga pikem protsess, et meil on tulnud need mootorsõidukite müüjad, et okei, läbi kirja taksud autot müüa. No päris nii ei lähe, et tuleb ikkagi võib-olla proovisõitu teha või midagi muud. Aga nüüd statistika koha pealt, see täiesti oleneb, kellele me kirjutame. No muidugi ka see toode on ju, kui palju see toode üldse maksab või see teenus. Aga sihtrühma koha pealt võin näiteks öelda, et tavaliselt sihuke finantssektor seal üldse eriti, seal on statistika pigem madalam, kui kirjutatakse finantssektorile, kui näiteks kui sa kirjutad turundajatele või mingi sihuke. Aga ütleme niimoodi, et avamised ja nii edasi, meil on avamised väga kõrged, nagu ütleme esimese kirja avamised on tavaliselt kuskil 50-60% kandis ja kolmas kiri jääb tavaliselt 80 kanti ja vastamise protsent tegelikult on niimoodi, et see täiesti oleneb, mis see CTA sealt sisus on, et kui me armastame panna niisugust CTA-d, et kui sind huvitab või mingi küsimuse, et siis vasta kirjale jah, ei. Ja sealt on tulnud ka niimoodi, et sul on 1000 baas, sul tuleb 80 vastust ja siis ütleme 30 nendest on jah, on ju. Et niisugune enam-vähem statistika on seal. Ehk siis tüüpilist nagu osta kohe nuppu ei olegi? Jah. Ei. Kindlasti mitte. Jah, tegelikult me korra nagu rääkisime, et B2B puhul see ost- või otsustusprotsess võib olla ju pikaaegne, et ma saadan nagu selle sõnumi ära ja ma ei saa nagu kohe ju eeldada, et nüüd tuleb nagu jess, ostan ära, okei, fine tuleb vahepeal, et aga ühesõnaga nagu sa ütlesid, et tegelikult võib-olla tuleks saata ka jätkukiri nendele, kes kas siis nagu avasid või nagu näitasid välja mingit indikatsiooni, et nad on huvitatud. Võib-olla tuleks saata veel siis mingisugune nagu lisaväärtuspakkumine
noh, et siis see nagu esimene ei, et noh, ei siis selles mõttes, et ma kohe ei ostnud, ei tähenda nagu, et see on nagu final ei, vaid see tähendab, et noh, võib-olla või siis hiljem või mul praegu ei olnud aega, et saada mulle meeldetuletus, et noh, B2B puhul selline nii-öelda nagu lead nurturing töötab ka nagu meili turunduse nagu selles mõttes võtmes, et ma pean hoidma seda kontakti ka nagu noh, lihtsalt nagu soojas. Senikaua, kuni ta ütleb, et ei ütle mulle, et ärge saatke mulle seda paganama spämmi, siis senikaua tegelikult on ju nagu lootust. Ma nüüd selles mõttes ei järgita midagi, et saatke kogu aeg kõikidele uudiskirjad, aga senikaua on nagu selles mõttes nagu lootust, eks, et jah. Ja just see ongi see nagu follow-up'i nagu teema, et ma tahaksin küsida selle küsimuse, et Oota. Ma lisan korra juurde, et meil on olnud kliente, kelle ma olen teinud näiteks 6-ajalise kampaania ja siis nad saavad sealt müügi alles 3 kuu pärast või vastab kirjale alles inimene 3 kuu pärast. Kõige suurem vahe on olnud meil niimoodi, et tegime kampaania ja aasta pärast tuli kirjale vastus. Et siis nad salvestavad selle kirja isegi ära kuhugi ja siis võtavad ühendus, kui tekib see vajadus. okei. Põnevad nagu use case'id, meil tegelikult endal on ju samamoodi juhtunud, Soomega saatsime lihtsalt, vaatasime mingist sektorist meid nagu huvitavaid ettevõtteid, saatsime nii-öelda külmi pakkumisi, et noh, tere, ühesõnaga meil on selline asi, te praegu kasutate teist asja, meie eelised võrreldes teisega on sellised ja sellised ja mõned kliendid tulid veel mitmeid aastaid hiljem. Kuule, Üks oli vist isegi mingi nagu 2,5 aastat hiljem. Me oleme nüüd tegelikult valmis selleks switchiks. Jah. Et selles mõttes jah, see võtab nagu aega, et aga teine näide, mis ma tahtsin öelda, et nagu B2B puhul ei ole ka nagu ainult meiliturundus nagu ju iseenesest, et turundus ja müük peavad töötama koos. Ehk siis, kui sul on väike ettevõte või väikse keskmise suurusega ettevõte, mees ja koer, õhtul teen raamatupidamist, koristan, päeval võib-olla jõuan natukene midagi muud ka teha, koduleht pean ehitama ja meili saatma, millal ma siis oma seda tööd teen, aga siis mul on see müügiosakond, kes siis vaatab need nagu kirjad üle, mis on saadetud ja teeb kõned ka peale, et kuule tere, et jällegi võime enda kogemusest, Tanel, me oleme vist ise mingid spämmerid kohutav. Kuule, kas sa said meili kätte või? Eestis samamoodi tegelikult otsisime reaalseid kontakte ettevõtete seas, et saada nagu kohtumist. Et tere, et tuleme teile rääkima oma nagu teenusest. Ja need, kes kirja avasid, mingi aja jooksul me helistasime lihtsalt üle. Ja kui nagu avamisi oli suht palju, aga sealt ei tulnud vastuseid peaaegu üldse, siis kõne peale saime me, ma arvan, mingi 75% inimestest ka kohtumise laua taha ja need nagu konverteerusid ka lõpuks kliendiks. Et müük ja turundus nagu tegelikult B2B puhul on nagu minu meelest nagu sama püksipaari nagu erinevad harud, aga nad töötavad koos. See on väga oluline jah, me oleme ka teinud niimoodi, et me tegelikult, kui meil kliendid tulevad, siis me ütleme, et nii, et nüüd kui saadame, siis te peate helistama, te peate suhtlema, ei ole seal vaikne. Aga me oleme ka teinud niimoodi, et me saadame kliendidele kas näiteks klikkajate baasi või avajate baasi, nad ise helistavad ja sealt tuleb palju parem tulemus kui see, et me ainult keskendume siis email turundusele. Okei. Rääkisime siin korra, nüüd ma saan oma follow-up'i teema. Et ma saadan esimese kirja ära. Mul ei ole nagu seda kohest reaktsiooni nii tohutut, mida ma olen lootnud, et 1000 kirja saatsin, 500 konverteerus müügiks, eks ju. Mida ma siis nagu edasi teen selles mõttes, et mismoodi see nagu follow-up'i asi on, kas ma saadan nagu teise ja 3. kirja ka ja siis ütlen, et kohe, kas te mu eelmist kirja nägite või ei näinud. Ameerikas ju tehakse, pannakse lihtsalt re ette. Et mismoodi selles mõttes see follow-up'i loogika siia nüüd tuleks ehitada, mitte et ma saadan seda sama kirja, panen, ma ei tea, pealkirjas nagu kui ennem oli pakkumine, siis oli nüüd meeldetuletus, aga kuidas ma nüüd üles ehitan selle, et okei, ma olen mõelnud endale, et ma teen mingi 2 või 3 follow-up'i siia juurde, et mismoodi ma selle nagu kontseptsiooni ja sisu peaks siis nagu ära lahendama, et see ei oleks täpselt, kuule vend, sa juba saatsid mulle selle kirja, et ja lõppu kirjutad siis, kas nägid mu eelmist kirja ka või? Tead see, kas sa nägid mu eelmist kirja, see on ideaalne pealkiri, see töötab ülihästi. Ülihästi töötab. Ma mõtlesin, et see on nagu mingi klišee. Just. Aga võrreldes siis selle esimese kirjaga, kui sa saadad nii-öelda korduskirja, siis me keskendume sellele, et me tõmbame tegelikult selle sisu lühemaks, konkreetsemaks, me toome selle nii-öelda eesmärgi ja CTA rohkem esile ja vahetevahel me proovime ikkagi mingisuguse prääniku sinna tuua, et okei, kui ta esimese kirjaga
no midagi tal jäi, ta ei vajutanud või ta ei kirjutanud, et siis me proovime mingisuguse prääniku, mingi personaalse pakkumise või midagigi sinna tuua, et nüüd teda push ida, et ta nüüd kirjutaks. Aga kui paljud üldse, teie oma kogemusest nagu näete seda, et kui palju üldse mõtlevad selle peale, et ma ei tee seda ainult ühte kirja ja siis ei mõtle, et ma korjan tohutult nagu raha, on ju, vaid mõtlevadki selle peale strateegiliselt. Mul on esimene kiri, okei, arvestan, et võib-olla tuleb mingit sellist või teistsugust nagu vastust ja siis ma planeerin kohe siia külge need follow-up'id. Et mul ongi mõeldud, minu kampaania on mõeldud näiteks 3 või 4 kirjast ja ma olen strateegiliselt ja ka kontseptuaalselt ka need kirjad kõik nagu valmis teinud. Okei, ma saadan küll sellele samale nagu listile, aga ma tahan äkki maksimaalselt sealt kätte saada, sellepärast et miks ei tule nagu kohe ju seda vastust, see ei tähenda ju seda, et võib-olla ei olnud huvi, võib-olla ei olnud sel hetkel aega, võib-olla see ei ole nagu praeguse ette kontekst üldse või mul ei olnud praegu seda põhjust reageerida, aga äkki mul on näiteks 2 nädala pärast see põhjus olemas. Et kas te näete, et mõeldakse üldse seda läbi ka niimoodi? Nagu me klientidega kohtume, siis enamasti ikkagi meie mõtleme läbi need asjad. Et me seletame lahti, miks, kuidas, miks me nii teeme. Ma ei oskagi öelda, meil enamasti vist ei ole öeldud, et nad tahavad ainult ühte kirja saata. Mõni on vahepeal tihtipeale arvatakse, et okei, et me saadame ühe kirja, et aga tegelikult seletame teie, et see ei käi nii. Et aga me alati räägime, et see ajastus, mis sa tõid, tegelikult on ka väga hea, et me alati mõtleme sellega läbi, et kas hetkel on koolivaheaeg, kas praegu mingi puhkuste periood, kas mingi konverents on praegu, et see on jällegi see, et tunne oma sihtrühma ka natukene, et kui me näiteks teemegi mingitele põllumajandusettevõtetele, kui maamess käib, siis nad on kõik maamessil, on ju, jah, ehk siis tegelikult see point võiks olla, et me ei kaota seda nagu kontakti sellele, et ei olnud nagu õige asi, vaid väga sageli võib-olla ka lihtsalt oligi nagu natuke vale aeg või ta unustas. Et paar päeva hiljem väike meeldetuletus, nädal aega hiljem väike lisaväärtuspakkumine, ja siis 2-3 nädalat hiljem näiteks, et okei, et vist ei olnud praegu õige aeg, et aga jumala fine, et kui sa hiljem nagu tahad, et siis võta minuga ühendust, et no hard feelings ja siis teistpidi tekitab ka nagu selles mõttes nagu hea tunde, et muidu nagu on, ütleme, et nagu läks õigesse kohta, on nagu sihitud kiri, ma praegu nagu otseselt ei taha, ma ei taha nagu ei ka öelda ja siis nüüd järgmine kord, kui mul vaja on, siis mul on häbi, et ma ei vastanud talle, et kui tuleb nagu see viimane kiri, et kuule, no hard feelings, et kui sul on vaja, siis ühendust, et siis tegelikult see on nagu psühholoogiliselt ka nagu selline hea koht, et kuule, tšau, et nüüd tegelikult mul on seda kombaini vaja, just läks vana katki, et nagu siis nagu vastata. See on hästi tunnetuse küsimus. Me ka, me oleme nii-öelda tavaliselt lepime ikkagi niisuguse graafiku kokku ja millal mis mida läheb, aga me oleme ka jätnud pause sisse, et näiteks kui klient ütlebki, et kuule, ma tunnen praegu, et natuke vara on, teeme 2 nädalat hiljem või siis kui me ütleme, et kuule, mul tundub, et midagi on nagu nihkes, et siis me jätame seda pausi sisse, teemegi selle korduskirja alles mingi 3 nädala pärast ja siis tuleb palju paremad tulemused sealt kui muidu esimestest. Okei. Me rääkisime siin, õigem Erki tõi välja selle, et kuidas toimib asina selles mõttes kombineerituna. Saad kirja välja, saad helistada või helistad ja saad kirja välja. Ma tean, et Erki rääkis kuskil müügikirjadest ja nendest asjadest, et ja siis, kui ma olen esimese kirja ära saanud, helistanud ja siis ütleb see, kes vastu võtab, et kuule, saada see asi mulle nüüd nagu meilile. Ma olen saatnud. Et kuidas nagu sellele saada mulle meilile nagu reageerida? Ehk siis, kas sa võtad seda nagu tegelikkuses seda, et jäta meid rahule, ma niikuinii ütlen sulle ei, aga et olla nagu viisakas, siis ma ütlen, et saada meilile. Et kuidas nagu sellesse lähtuda või suhtuda, et saadan siis meilile selle asja ära, ja siis jälle, kas mul on siis see järgmine step sinna juurde, mis siis nagu juhtub, et kas mõeldakse selle peale. Ma üritan siin kogu aeg kätte saada nagu seda, et kas B2B turundust peaks tegema hästi strateegiliselt, hästi läbimõeldud ja hästi nagu pika mõtlemisviisiga versus see, et ma ostan baasi, saadan ühe korra välja ja mul ei tulnud mingit müüki ja siis ma olen kanali peale tige, et tegelikult see meiliturundus, nagu müü üldse mitte midagi, ma ei tee kunagi selle enam.
jah, et jah, nagu sa ütlesid, see müük on seal oluline, et kui keegi ütleb, sa võtadki ühendust, teed seda follow-up'i, et kui keegi ütlebki, et pane meili, siis jälle see, et tunne oma klienti, eks. Et siis ongi see hetk, et meie hästi kasutame seda, et aga mis sa seal meilis näha tahad? Sest et sa juba oled tegelikult talle meili saanud, küsid, et sa uuridki järgi, et kas midagi ei puudu, see ongi see, et sa kaardistad teda uuesti, et kas sa ei pakkunud piisavalt väärtust, kas sa ei saanud tema murekohtadest aru, et sa peadki kõnes nagu siis välja selgitama, et mis ta siis nagu puudu jäi, miks ta seda meili uuesti tahab ja pakkuda näiteks kohtumist hoopis, et aga see ongi see, et kas see on lihtsalt viisakas ei või sealt päriselt võib midagi tulla, et see enda jaoks ka selgus ja siis sa tead ka paremini, mida sinna meili võib-olla panna, kui ta tõesti tahab seda meili uuesti. Jah, see saada mulle meilile on tegelikult ju järgmine samm, et sa ei, noh, sellel hetkel sa tead, et sa ei saa talle müüa nagu kohe lõpptoodet, vaid sa müüdki talle tegelikult selle järgmise sammu, et okei, kuule jah, tšau, et vaata, siin on nagu see meil, mis sa tahtsid, et noh, et kas on okei, helistame homme üle või lepime kokku kohtumise või et kas ma tohin sulle teha toote demo või noh, sama auto müüa, et tahad broneerida seda proovisõiduaega, et noh, okei, saatsin selle meilile ja ma küsin kohe nagu ühe sammu veel lisaks. Väike jah on tegelikult juba nagu noh, hästi nagu suur samm selle nagu järgmise jahini ja lõpuks nagu selle viimase tehinguni, kui see nagu üldse nagu on reaalne, et see nagu läbi läheb, et seda saada mulle meilile, seda ei tasu karta. See on jumala fine. Okei. Kas vahepeal on küsimusi ka tulnud või? Ei ole. Okei. Mis on nagu kõige levinumad vead? Me oleme siin rääkinud, kuidas seda peaks tegema, aga mida te näete, mis on nagu kõige levinumad vead? Et noh, rääkisime siin erinevatest CTA-dest ja ma küsiks siis Erki sinu käest, et miks siis see osta kohe nagu tüüpi CTA B2B-s nagu, et on nupu, osta kohe traktor, noh, miks sa ei osta siis seda traktorit kohe sealt nupu tagant? No ma arvan, et me tegelikult päris hästi juba rääkisime seda, et selliseid suuri asju B2B puhul ei saa ju, no saab jah, muidugi, aga tõenäosus, et see läbi läheb, on väike. Et noh, kui ma mõtlen nagu infopanga seisukohast, et või noh, ütleme okei, ma mõtlen nagu siis B2B sektoris ettevõtte seisukohast, siis kui ma nagu täna täiesti nagu tühjast kohast hakkaksin nagu tegelema külma turundusega, või hakkaksin nagu selles mõttes nagu saatma baasile, kellele mul ei ole nagu luba otseselt nagu saata, siis ma ei saadaks juba nagu praeguste andmete põhjal elu sees, et osta see traktor kohe ära, et pigem on nagu, et kuule vaata, kui äge, me oleme uus traktorite pakkuja turul, meil on sellised ja sellised mudelid, mis on see nagu väärtus siis selle kliendi jaoks võrreldes nagu noh, tavapäraste traktoritega ja noh, siis edasi on nagu juba see, et meil on demopäev tulemas võib-olla või siis, et näed, siin sa saad broneerida, saad tulla vaatama ja katsuma seda masinat, noh ja kas ma tohin sulle saata hinnapakkumise, et ma näen, et sul on traktoripark ja seda nagu tahad ju regulaarselt uuendada, et noh, et ütleme, see sama strateegiline nagu lüke või see nagu mõte tuleks nagu kõigepealt läbi käia, enne kui osta traktor kirja saata. Jah, ma ütleks ka, et see väärtus on kõige olulisem ja sa pead selle väärtuse edastama kompaktselt, sest et mõned räägivad oma sellest väärtusest pool lehekülge ja siis keegi ei viitsi seda lehekülge lugeda. Et lihtsalt jah, kaardista oma väärtust, räägi sellest, vaata su sihtrühm oleks õige. Mis meil veel saab teha? Pealkiri muidugi ja ära räägi ainult endast, nagu selles suhtes sa suhtled ikkagi kliendiga ja räägi kliendist, mitte nagu, tegelikult nagu klient on ju lõpuks see, kes teeb selle otsuse, tema on see nii-öelda spotlight alal, et räägi nagu temast. Just, et mida me alati küsime klientidele on ka see, et mis teie klientide peamised murekohad on, miks nad pöörduvad teie poole, et me saame seda kirjas ära kasutada, mitte lihtsalt seda, et see on nii hea asi, tule osta, et miks ta peaks selle ostma, mis see murekoht on. Muidugi. Ei saa olla niimoodi, et mul on need laos on tohutu hulk traktoreid ja ma tahan neist lahti saada, siis ma hakkan saatma hullult müügikirju, vaid pigem ongi, et esimene osa kirjast on, et miks ma üldse sulle kirjutan, noh, et tekiks see nagu connection üldse. Teiseks, mis on see väärtus, mis sa siit kirjast leiad. Ja hästi lihtsalt jällegi, maailma parimad traktorid väga hea hinnaga ja kolmas on tegelikult hästi lihtne, võimalikult nagu lihtne CTA, et mitte, et osta, vaid noh, et vaata seda valikut või noh, et see nagu järgmine samm oleks selline, et ma olen nagu jumala okei seda nagu tegema, et mitte ma ei lähe poodi broneerima, vaid ma vaatangi alguses lihtsalt kataloogist ilusaid pilte, et no esimese sammu ma saan juba kätte, et. Okei. Sa mainisid pealkirja.
kui palju B2B-s võib pealkirjaga trikitada? Oleneb, mis see trikk on seal. Eks me natuke ikka oleme trikitanud. Tore on ju alati mingid reed sinna ette panna või firma nime või eesnime pealkirjas välja tuua. Aga ma ütleks, et mida lühem ja lihtsam pealkiri, seda parem. Näiteks see, et paned pealkirjaks koostööpakkumine. Ideaalsed avamised tulevad sealt näiteks. Et hästi lihtne pealkiri toimib paremini. Ma olen ilmselt nagu maailma kõige viletsam nagu klient selle koha pealt. Ma saan ilmselt nagu neid corporation offereid oma meilile mingisugune 40 tükki päevas. Ja siis, enamus on ju välismaa spämm tegelikult. Just. Aga selles mõttes sisu on kusjuures täpselt see, et teeme nagu koostööd, kas siis mis iganes teemadele. Ma pigem mõtlesin nagu seda, et see oli Äripäev, kes tegi kunagi sellise triki. Ja pealkiri oli sarjas selline, et palk laekus kontole. Sul oli just parasjagu paar eurot puudu ja läksid vaatama. Ja siis ma teen selle lahti ja mis see on? See on raamatupidamise nagu konverents. Et see oli, ma pakun välja 10+ aastat tagasi. Et ma mõtlen just nagu seda, et kui sa paned hästi palju mingisugust, kui B2C-s kasutatakse hästi palju mingit kreatiivsust ja tehakse mingeid lahedaid nagu neid mõtteid, siis kas B2B-s ma peaksin olema pigem nagu straightforward selles mõttes, et ma ütlen sulle nagu kohe ära, mida sa siit saad. Kas siis ei teki nagu seda sama probleemi, et kui ma loen pealkirjast ära, mida ma saan, siis ma nagu seda kirja ei avagi, võib-olla seal oleks nagu mingit muud asja. Kuidas siin tekib selles mõttes korrelatsioon kreatiivsus ja nagu mingi natukene võib-olla nalja tegemine versus nagu see, et see on nagu B2B, kus tegelikult võiks ju asi olla kõik tõsine. Kui ma pöördun nagu juhatuse esimehe poole, härra Erki Markus, lugupeetud ja see ja teine, või see, et jõud teeks mingit värki. Ja ma olen teisel pool ettevõte, kes kirjutab sulle, et jõud teeks mingit värki. Kuidas nagu selle balanssi hoida? Kas me peame olema siin hästi nagu selles mõttes konkreetsed ja alati jääma hästi selliseks soliidseks? Ei pea jääma, selles suhtes tegelikult suurem osa pealkiri on ikkagi sihuke professionaalne ja nii edasi, aga kui sa paned mingisuguse vimka sinna sisse, siis tavaliselt tekitab rohkem positiivset emotsiooni, et me pealkirjades pigem jääme konkreetsemaks. Sisu poolest sa võid panna sinna midagi naljakat juurde. Ma ei tule hetkel meelde, kellega me tegime, aga me panime kirja sisse, me saatsime eelmise kirja ja see oli, kas see oli täiesti valesti läinud või midagi oli ja siis järgmine kirja oli see, et sorry, kogemata, aga räägime nüüd asjast või mingi siuke. Ehk siis siuksed asjad tekitavad pigem positiivset emotsiooni. Aga see on siuke tunnetuse ettevõtte kõige küsimus. Ilmselt oleneb ju sihtgrupist ka jälle, et kui on väiksed ettevõtted või on nagu korporatiivsed ettevõtted, suured, võib-olla see toon on natukene erinev siis, aga jah. Viska oma see arvutuslauad minema, meil on sulle hiiglama jääb taskukalkulaator. Aga teine asi on küll nagu õige point, et korra mainisime, et mitte nagu robotid ei suhtle robotitega, vaid ma saadan nagu kirja nagu inimesele, eks ma nagu mõtlen selle sisu peale, et seda loeb inimene, siis ka tema vaatab siiapoole tagasi, et mina nagu olen ju inimene, et ma ei kirjuta Smiley OÜ juhatuse esimees saadab nüüd teile ametliku teate, vaid kirjutangi Erki Smiley'st ja et tere, mis iganes see nagu, kas või siis nagu subjekt on, et mina kui inimene tegelikult ju kirjutan nagu sulle, nagu reaalse nagu selles mõttes nagu sõnumiga, et jah, liiga nagu korporatiivne ei saa vist olla. Kuigi
juhatuse esimees teatab teile ametlikult, võib-olla võtab korra nagu siuke, mis nüüd saab. Hirmutame. Peab nagu läbi lugema. Hirmutame kirja avama. Jah, hirmutame kirja avama, täpselt, väga hea point. Paar asja ütlen veel, tuli paar kommentaari. Kaidi Lii ütleb, et tema näiteks just eelistab head sisu, mitte nagu liiga lühikest, mis aitab edasi või avardab vaadet, mis on mõnes mõttes nagu õige. Et ka nagu ütleme, kõik kirjad ei ole ju nagu müügikirjad, on ka täiesti nagu sellised brändi ülesehitamise kirjad ja infokirjad, et aga B2B puhul, kui ma teen nagu külma kontaktile pöördumist, siis ma endiselt jääksin arvamuse juurde, et vist nagu liiga pikka kirja ei saa saata, et ei jaksata lugeda. Me oleme teinud ühte ja teist, me oleme näiteks teinud nagu AB testingut siis, näha kumb paremini töötab. Ja kui sa suudad selles pikas kirjas nagu hoida seda piisavalt huvitavana, et ta ei kao ära sinna, siis see toimib ülihästi. Aga suurem osa ajast inimesed, kes töötavad, vaatavad tööajast kirju, siis nad loevad diagonaalis üle. Et sealt peaks nagu kiiresti nagu selle pointini jõudma. Indrek küsib, et kui te peaksite täna tegema meiliturundust transpordiettevõtete suunas, kes pakuvad külmvedusid, siis kuidas ehitate sihtgrupi, pidades silmas, et MTAK loogikas ei ole külmvedudel eraldi valdkonda? See on nüüd ka sihtimisega selles mõttes nagu tegelikult väga täpne nagu segment, kuidas seda nagu saada. No meie Infopangas me koostame tegelikult ka sektoripõhiseid raporteid, see on sellised uurimustööd, kus me küsitamegi juhte ka. Et minu esimene mõte oleks see, et ma lähen meie analüütiki juurde ja uurin, et või need, kes suhtlevadki ettevõtetega, et kui ma tõesti MTAK-i kaudu ei saa, et mis need teised brändid veel on, et ma uurin neid ja ütleme nii, et sa saad kuhugi maani minna, eks, et me ei saa lõputult hakata saagima seda sihtrühma võimalikult täpseks, et meil on need vahendid, mis meil on, et külmvedu, mina alustaks sellest, et ma lähen meie raportite analüütiki juurde, uurin, mis võimalused seal on, et kas me saame majandusaasta aruannetes kuidagi seda välja näha, et need on loetavad ju tegelikult. Ken küsib, et kas Infopangas saab siis ka ametikohtade järgi nimekirja sorteerida, näiteks kui on soov kirjutada personalijuhtidele või pigem nimekirjad on ettevõtte üldkontaktid ning kirja sisuga tuleb õiget inimest kõnetada. Ja meie üldkontaktidele tegelikult kirju üldse ei saada, et meie just spetsialiteet ongi see, et me võtame ettevõttes kindla isiku, et me saame võtta näiteks finantsjuhi, kui me tahame turundusspetsialistile, turundusjuhile, personalijuhtidele, juhiabidele ja me saame ametikohtade järgi võtta. Mitte see, et saadad infomeilile ja puhumid, concerns, olge hea ja saatke see edasi, mis suure tõenäosusega ei jõua mitte kunagi mitte kuskile, sellepärast et sekretär on esimene filter, kes teeb sellega. Selektool, delete. Samuti mainisite Soome turgu, kuidas lahendaksite olukorra, kus soov ettevõtteid kõnetada, kes reisivad Tallinnasse ja vajavad õhtusöögi kohta, on üsna nagu selles mõttes spetsiifilised valdkonnad, et on seda võimalik kuidagi nagu välja võtta või? Soome turgu. Jube hästi ilmselt kõnetaks, kui sa nagu leiaksid üles täpselt nagu need kontaktid. Me näeme majandusaasta aruannetus ka tegelikult lähetuskulusid, sõidukulusid, igasugused muid kulusid, et minu arust seal ei ole kahjuks välja toodud, kus nad reisivad, aga see on juba hea lähtepunkt, ma ütleks. Võib-olla Kennile vastuseks, et kui on nagu teada, kes need ettevõtted on, siis ilmselt tasub nagu isegi äkki otse kodulehekülgedelt otsida need õiged inimesed üles ja kirjutada, isegi mitte nagu teha nagu turundust nagu massina, vaid pigem täitsa nagu mingi mis iganes Pipedrive'i või muu asjaga nagu täiesti sellist nagu korralikku nagu müügifunnelit nende kohvis, et see võib töötada nagu päris hästi. Kui sa suudad selles mõttes handpickida tegelikult 1000 versus selles mõttes, kui sul 1000 on mingisugustest filtritest ja siis sa suudad näiteks 1000 asemel endal 20 välja valida niimoodi, et sa tõepoolest lähed, tutvud päris, on loomulikult aega nõudev, aga sa tutvud selle ettevõttega ja sa leiad sealt selle konkreetse inimese, siis ilmselgelt see töötab nagu kordades paremini versus see, et sa saadad selle 1000-le. Marika küsib, et kas selliseid ehk siis ilmselt nagu külmi B2B kirju on parem saata Smile'ist või Apollost või Instantlist. Mina pole teisi asju kasutanud, ma ei tea, kas teie olete? Selles suhtes Smiley on väga hea. Smiley'st saab lihtsalt väga suure mahuga saata. Muidugi ei pea saatma, aga me oleme katsetanud ka teisi platvorme. Lihtsalt nendes on see soojendamisprotsess ülipikk
ja sul see maht on niimoodi, et sa saad saata äkki 60 kirja päevas, et kui sa Smile'ist saad ikkagi saad 200 või 500 kirja päevas saata, et siis see on lihtsalt hästi pikk periood, et sa pead selle jagama ikkagi kuude peale ära, et mingi kindla mahu ära võtta. No eks see on selles mõttes nagu tundlik valdkond, et ei luba keegi nagu saata 300 000 niimoodi, noh, põhimõtteliselt sa nagu enda aadressid kõik blacklistis, teenusepakkuja aadressid kõik blacklistis, et domeen ka veel blacklisti sinna kõige otsa, et noh, see ongi see, et me oleme tegelikult kogu aeg kõlab läbi see, et olge palun head, ärge ostke endale nagu kõiki Eesti ettevõtteid ja ärge katsuge nagu seda teha niimoodi, et äkki näkkab, kui ma saadan 100 000 välja, siis kui 1000 tükki ostab, siis ma olen juba või sees. Ühtepidi oled võib-olla või sees, teisepidi on nagu see, et homme koduleht ei tööta, ükskõik su meil nagu välja ei lähe, et noh, kas see on siis nagu võga või. Aga võib-olla see, mis sa ütlesid, on nagu hea point, et ka nagu suurema baasi puhul niimoodi jupi haaval saata on tegelikult täitsa nagu hea mõte, et vaadata reaktsioone, kui tuleb tohutult päringuid sisse, siis sa jõuad nendega kohe tegeleda, kui on hästi sihitud kiri, et noh, ja siis alles järgmisele pakile saata, et noh, või siis vastupidi, et kui tuleb midagi nagu negatiivset, sa jõuad reageerida, vajadusel midagi muuta ja nagu enne kui järgmistel edasi saadad. Me sellest suht lähtumegi, et meil vahepeal on olnud niimoodi, et baas on 20 000 kontakti, et siis me teame, et okei, me ei saada 20 000 kontaktile, et võtame niimoodi jupi haaval, vaatame reaktsioone, vaatame, mis küsimused tulid, mis on need protsendid, on ju, ja saame vaadata siis nagu järgmistes kirjades või kampaaniates muuta sihtrühmade juures. Et see toimib palju paremini. Et sisuliselt ongi see, et sa ei taha seda baasi kohe läbi põletada. Millega, mis siis? Põrutan oma 10 000 välja, siis nädala pärast põrutan jälle. Siis valin 10 000 sest Smile'is pandi siit saadan sealt jälle. Siis lähen järgmisse kohta sellega. Tegelikult see ei ole nali. Ma olen nagu näinud seda. Ja seda on tehtud, et ma kolin nagu läbi mingi 4 erineva sellepärast, et igalt poolt visatakse mind lõppkokkutes nagu välja. Aga ju see siis töötab, tasub saata või? No järelikult nagu töötab, mingis kohas ta ilmselt töötab. Palun ärge tehke seda. Nii, kas lähme siis kuskile nüüd sinna kõige radikaalsemasse kohta? Ehk siis räägime, kuidas see, mis Erki algus ütles, et kõik on nagu jokk, mott ja mis iganes värgid. Lähme sinna halli alasse, ehk siis seadus ütleb üht ja postkast ütleb mida? Jah. Ei. Ütleb, ei ütle, oleneb sisust. Või siis teenusepakkuja, kes selle vastu võtab, ütleb, et noh, mehed, millega te nüüd hakkama saite. Et süveneme siis natukene sellesse, ehk siis meil on õigustatud huvi, e-privacy, GDPR, kõik asjad, mis on nagu eraisiku poole peal, mis puudutab nagu B2C meiliturundust, aga räägiks nüüd natukene sellest, kuidas see valgus on siis nagu B2B koha pealt, seaduse järgi on nagu kõik okei, aga Erki räägi nagu sest grey zone'ist siis natukene. No me tegelikult enne korra ju ütlesime, et minu Eesti verenimi, et gmail.com meiliaadress, üks päev on mul üks müts peas, teine päev on teine müts peas, et tegelikult ma olen samaaegselt, olen eraisik, kellele kehtivad tohutult palju laiad õigused, teisest küljest olen ma nagu äriettevõtte omanik ja minu aadress on avalikult internetist kättesaadav. Ja kuhu sinna tuleb nüüd nagu kiri ja mis on võib-olla ka nagu selles mõttes jumala hästi nagu sihitud, et mis õigused mul siis üldse on, et tegelikult on see kiri nagu saadetud tõenäoliselt nagu selles mõttes nagu seaduslikult, et õigustatud huvi, täpselt sihitud, ettevõttele tohib külmamüügi teha, keegi iseenesest ei tohi mulle justkui nagu kätte ette panna, aga hall ala ongi siis nüüd see, et ma vajutan report spam nuppu. Siis Gmail vaatab, et okei, see saatja on juba kahtlane või Sone vaatab, et mis iganes on ja tema serveris on vaja IP-aadress ära blokeerida, kirjad ei jõua enam inboxi, vaid lähevad pakkumiste alla või isegi Ramsposti kausta. Ehk siis nagu teenusepakkujatel tegelikult on tänapäeval natukene nagu suuremad hoovad, kui võib-olla nagu seadus ette näeb ja nad kasutavad päris aktiivselt. Meie samamoodi tuleb keegi äriregistrist ostetud 300 000 baasiga, ütleb, et mul on õigustatud huvi kõikidele saata, aga me ütleme, et me ei luba. Mis mõttes te ei luba? Ja, kõik on ju seaduse järgi nagu õige, et kus teie koha pealt nagu jookseb see piir, et juriidiliselt võib ja praktiliselt ei tasu?
no sul on õigustatud huvi, sa põhimõtteliselt nagu võid, onju. Aga praktiliselt ei tasu näiteks siis, kui ajastus on vale. Näiteks me teame, et suurem osa ettevõtteid puhkab suveti, no siis ära kindlasti kirjuta või siis mida mõned ettevõtted tahavad, on see, et okei, meil on baas, meil on sihtrühm olemas, seal on ka mingisugused nende kliendid sees, siis tegelikult ei tasuks neile kirjutada. Aga mõned ikkagi tahavad, et kõnetame veel oma kliente korra. Äkki Aga kõnestab veel. ja siis lõpuks tuleb sealt vastu, et miks te kirjutate mulle, ma olen teie klient juba. Et Okei. seal Ai. praktilisi asju ikka nagu on jah, mida ei tasu teha. Aga teie kuidagi nagu kaalute ka seda halli ala nagu oma valimite tegemisel või klientide harimisel või no just täpselt see, et võtan jube täpse sihtrühma ja seal on kõik eraisikute meiliaadressid on sees. Noh, siin on selles mõttes ettevõtte natuke omavastutus ka, et kui sa teed ettevõtte, sa ei ole enam selles mõttes ainult eraisik, et kui sa oled sidunud oma isikliku emaili ettevõttega, sa pead arvestama, et see on open data ja sul tohib kirjutada, et sa ei saa seda otseselt võtta nagu eraisikuna, aga see on ka see, et kuidas sa talle kirjutad, et kuidas sa pöördud ta poole, et noh, me ütleme ka, et me pöördume ikkagi sellepärast, et ta on seotud selle ettevõttega, mitte et ta on nagu eraisik. Tahaks tuua siia, et väga oluline on tegelikult läbipaistvus üldse, et meie ikkagi toome välja selle, et kus näiteks klient on saanud need andmed, et miks me talle kirjutame, on ju, kõik niisugused privaatsustingimuste see, et sul on võimalik loobuda, et ma tean, et väga palju tunnustavad ära selle loobumislingi seal, aga see on kõige olulisem asi üldse. Ole hea, logi palun sinna sisse, et sa oma meiliaadressi saaksid välja võtta või kirjuta mulle tagasi. Just, jah, on seda kolm, jah. Et aga kui te teete päris palju sellist seda, siis kui palju teie saate konkreetselt mingisuguseid lähtuvalt just sellest hallist alast mingit seda teemat, et kuulge, aga mul on nagu see meiliaadress, miks te saadate? Tuleb palju või? Tegelikult ei tule, sellepärast et Infopank ikkagi kogub ja haldab seda andmebaasi ise, et me ei kogu neid täiesti suvaliselt ja valimatult igalt poolt, et me võtamegi nendes kohtades, kus tohib, et koduleht näiteks ja äriregister, et kodulehel sul on ju ettevõttel pandud ju kontaktid, kellega võib ühendust võtta, et me ei otsi neid Facebookist, Instagramist, kuskilt kellegi emaile, et sa pead teadma, et see isik on kindlasti seotud selle ettevõttega ja ma kirjutan talle sellepärast, et on seotud selle ettevõttega. Jah, ja lisaks kui kõik kirjutab meile, et kuulge nüüd kõik ei see email no, siis me võtame ta ikkagi maha oma andmebaasist, et rohkem ei saa. Ehk siis ole inimene, eks? Noh, siit kõikidele teie kuulajatele nagu see point, et alati nagu mõelge hästi täpselt see ennem läbi. LinkedInis on ka võimalik võtta kätte, mul on mingi 50 000 jälgijat, tegelikult nii palju ei ole. Aga mul on võimalik tegelikult seal alla tõmmata kõik oma, kes muga connection'id on nagu meiliaadressid. Ja ma olen näinud paar korda, kui seda on nagu tehtud. Et, aga selle suhtes soovitaks läbi lugeda LinkedIni teenuse tingimused, et seal on väga konkreetselt öeldud, et tohi seda teha. Ma just tahtsin öelda, et kui sa seda välja ei too, et ka me oleme uurinud seda, et vaata mõned ettevõtted kraabivad kokku sealt LinkedInist neid kontakte ja siis mõtlevad, nüüd saadavad, aga tegelikult seal LinkedIni tingimustes on kirjas, et niisugust asja ei tea. Et pöörduge spetsialistide poole või kui tahate ise teha, siis katsuge nagu tõsiselt nagu peeneks seda asja ajada. Täpseks just. On meil seal vahepeal küsimusi juurde tulnud? Ei ole. Nii, vaatame, me oleme siin hüpelnud ühelt teemat nagu teisele. Tegelikult ma arvan, et me oleme suhteliselt palju asju nagu ära katnud. Aga räägiks nüüd mingisugusest konkreetsetest sellistest nagu nõuannetest. Ehk siis andke mulle igaüks, teie kolm, ma lihtsalt loen paberilt oma asju, vahel on mingid pööldada ka. Andke üks väga konkreetne mõte, et mida ettevõte võiks juba homme oma kirjades muuta, et tal asjad läheksid paremaks. Hakkame Erkist peale, siis vaatame, kas teistele ka veel üldse midagi jääb. Mul oli sama vastus. Ei, no minu kokkuvõte oleks see nagu, ütleme siis nagu müügikiri, B2B müügikiri on nagu mõnes mõttes ju ikkagi nagu selles mõttes
kahe inimese vaheline suhtlus, sest me oleme ka nagu ettevõttes ikkagi ju nagu inimesed seal selle ekraani taga ja kui ma nagu koostan seda müügikirja, siis ma tegelikult ei taha ju suruda nagu oma seda teenust või nagu toodet talle peale, vaid ma tegelikult peaksin ikkagi nagu pöörduma kui nagu inimene inimese poole, olema hästi lihtne ja mitte nagu siis pressima tehingut, vaid nagu müüma lihtsalt, kuna ma tegelikult ikkagi tahan nagu müüa kokkuvõttes, müüma seda järgmist sammu, et esiteks on see, et ta on nagu valmis mu kirja üldse vastu võtma, see on nagu äge. Teine asi, et kui ta näiteks selle kirjast leiab midagi huvitavat, siis ta annaks sellest teada või siis ma ei tea, vajutakski okei, et ta tahab vaadata seda mingit PDF-i, mis ma talle saadan või tahabki panna kirja konsultatsiooni aega, et ma müün talle seda nagu nii-öelda järgmist nagu sammu, et see on minu meelest nagu selle nagu müügikirjade koostamise nagu kõige olulisem asi, et ole lihtsalt nagu kontaktis, ole nagu pildis, et ära lihtsalt nagu suru. Jah, ma arvan. Minu soovitus oleks see, et enne kui sa üldse kellelegi kirjutad, siis mõtle läbi, kellele sa kirjutad, mis see sihtrühm on, mis ettevõte, miks sa talle kirjutad, miks teda peaks huvitama see, et kaardista hästi läbi see klient just, et kui sa pöördudki juhatuse liikme poole, kuidas sa räägiksid temaga, mida ta peaks mõtlema või tundma või tahtma lugeda sinu kirjast, kui sa pöördud personalijuhi poole, mõtle hästi see sihtrühm läbi. Mul on vaja ära müüa need 10 000 traktorit, kui sul laos seisab. Ma mõtlen millegi peale. No see peamine on nüüd öeldud, aga olen kõiki teistega nõus. Aga võib-olla, mida ma tooks välja, on see, et vaata oma domeeni üle, sest et kui sa ikkagi saadad domeenid, mis on nii külm, kui üldse külm olla saab, siis ilmselgelt need kirjad lähevad rämpsposti, et kui sul on uus domeen, saad hakata kirju saatma, siis tee hästi väikeste juppide kaupa ja vaata, kuhu need kirjad jõuavad, et ka me oleme domeene soojendanud ja me paneme alati enda emaili aadressid sisse, et näha, kus see lõpuks siis jõuab ja vastavalt sellele saame siis edasi minna ja vaata, et su domeen ei oleks sihuke nagu petturlik, et seal ei ole mingeid ülipalju punkte ja sõnu ja igastahes, et web-domeen peab olema usaldusväärne. Eks vaata see üle. Okei, ehk siis võtame selle nagu kokku niimoodi, et B2B meiliturundus ei ole nagu lihtsalt tavaline nagu turunduskanal. Et see on õige ainult sellisel juhul, kui sa jõuad õige otsustajani, ehk siis sa kirjutad inimesele, mitte nagu listile. Sa pead alati nagu meeles katsuma siin pidada seda, et jah, sa võid ka täiesti tavalist B2C uudiskirja ju personaliseerida täiesti üks ühele, ehk siis sinul on sinu tooted ja minul on minu tooted. Aga siin sa pead ka mõtlema seda, sest tegelikult, võtad kas või 2 ettevõtet, kellel mõlemal on raamatupidaja, aga üks on 10 inimese ettevõte ja teine on 1000 inimese ettevõte, siis suure tõenäosusega nende nagu raamatupidaja valupunktid või teemad on tegelikult täiesti nagu erinevad. Et sa ei saa sama puuga lüüa. Just, sa ei saa nagu sama puuga lüüa, ehk siis see, et saadan 180 000 ettevõttele kõikidele, et ostke raamatupidamisteenust, see ei tööta. Võin nagu niimoodi kokku võtta selle asja. Jah. Okay. Meil on viimane küsimus ja siis võime küll vist otsad kokku võtta. Mul on tegelikult veel mingeid küsimusi, mis nagu kirja panin, ei ole siin midagi nii lihtsalt. No ma küsin Kenni küsimuse ära. Mis erinevaid teenusepakette Infopank ja Smiley pakuvad, näiteks kui soov e-maili turundusega alustada, siis mis võiks olla stardikomplekt ja järgmised sammud ja hinna suurusjärgud teenustel? Smileyga saab alustada tasuta kuni 2000 kontaktini, aga ega me nagu jälgime, et mis andmebaasiga sul tuledki enda, et kui see on internetis korjatud, siis... Kui see 180 000 raamatupidajate oma, siis ei ole mõtet väga pöörduda. Ja, aga Infopank, ilmselt oleneb ka, mis sihtgrupi klient tahab saada, aga suurusjärgud? Jah, meie pakume tegelikult 2 varianti, et kas sa tahad ise baasi ja toimetad sellega ise edasi või see, et me teeme seal baasi valmis ja me teeme kogu teenuses, et kirjade loominguline, seadistumine, saatmine, kõik see pool. Ja ilmselt see sõltub teil ka, vaata sa enne mainisid näiteks seda, et okei, kas ma võtan selle lihtsalt mingist filtrist välja või siis ma lähen nagu analüütiku juurde ja tahan mingit tohutult ägedat taustaanalüüsi, et nagu ikka päriselt kõik nagu õiged tüübid saaksid õige nagu kirja. Nii, rohkem küsimusi pole? Ei ole. Ma võib-olla räägiks natukene sellest, et B2B-s ei pea tegema ainult müügikirja, et võid seal väga palju teisi asju teha, et meil on olnud väga palju erinevaid eesmärke, et on tehtud niisugust teavitustööd, näiteks kui on mingisugused kindlustusettevõtted ja on vaja teha teavitustööd või siis
tahetakse lihtsalt brand awareness'i saab väga hästi teha või tahetakse näiteks kodulehe traffic'ut suurendada, et tegelikult ei pea olema müügikiri. Saab ka väga palju teisi asju teha. Okei, lõppkokkuvõttes on ju see ka, et sa võid ka turgu harida ju kuidagimoodi, et sul on mingisugused konkreetsed nõuanded, mida tegelikult saaks keegi nagu kasutada ja sa otseselt ju niimoodi ei müügi. Võib-olla keegi kunagi lihtsalt ütleb, et sa oled lahe kutt ja hea, et infot jagasid. Nii, kas meil on veel midagi, mis ma siia kirja panin? Pikkusest rääkisime, kui pikk on hea. Okei. Üks tegelikult huvitav küsimus, millest me oleme natukene nagu maininud, on nagu see, et kui ma ikkagi tahan müüa, nagu päriselt otse müüa, siis kas ma peaksin esimeses kirjas kohe hinna välja ütlema, et osta see traktor ära, maksab 5 milli? Ei, hinda me ei too välja, hind on pigem see, et see hirmutab pigem kirjalugeja üldse ära ja ta ei tahagi edasi midagi teha. Hinda tasub ainult siis välja tuua, kui see on turu parim hind ja see ongi niisugune argument, mida nad saavad kasutada. Et pigem hinna peaks avaldama siis, kui juba on mingisugune suhtlus toimumas müügiinimese vahel. Ehk siis samas mina näiteks vihkan neid, ütleme veebilehti või siis kirju, kus ei ole mitte ühtegi hinnainfot, ma isegi ei tea, kas see nagu läheb nagu minu nagu suurusjärgu nagu vahemiku sisse, et ma korra nagu täiendaksin seda vastust, et nõus, kui see nagu ei ole turu parim hind, ei ole mõtet kohe välja öelda, aga hinna asemel saab öelda seda nii-öelda nagu raami, et meil on nagu nii hea toode, et sa hoiad sellega iga päev 2 tundi oma tööaega kokku, et see nagu teenid selles mõttes ennast nagu tagasi ja võib-olla see ei pea olema nagu konkreetne hind, see võib olla niimoodi, et suurusjärk, et meie hinnad algavad alates 400-st, kuigi tegelikult reaalne pakkumine on pärast 2000, on ju, et ausus võib-olla nagu selles mõttes nagu parem, et see on nagu läbipaistvam ja klient nagu kohe saab aru, et okei, et me nagu ei slikerda midagi, vaid päriselt me nagu räägime avatud kaartidega kohe esimesest kirjast peale. Jaa, väga õige. See täiesti tegelikult sõltub sihtrühmast ka. Jah, sõltub, muidugi. Et seda hinnavahemikku võib tuua küll, aga meile siis meeldib mingisugust fakte või väärtust rohkem tuua. Kindlasti väärtuspakkumine, jah. Okei. Miks ma nagu seda küsin, on see, et me just siin 2 nädalat tagasi analüüsisime enda kliente, kes tegelevad mingi B2B-ga ja vaatasin seda, et ütleme mingi, kes müüvad tehnikat nagu ettevõtetele, kas see on siis mingisugune väike tehnika või see on nagu suur tehnika, siis tegelikult mu kiri näeb välja ikkagi selline, et on pisikene mingi tekst ja siis on klassikaline 3 reas on mul mingisugune 15 vidinat, mis iganes vidinad nad on, eks ju, mingid masinad, mis aitavad midagi teha ja siis mul on kõikidel hinnad all, et kas see on nagu äge kiri, kas see on? Ei ole? Ei ole. Ma tegelikult üldse ei tooks ühe kirja sisse mitu erinevat vidinat või tehnikat või ma pigem keskenduks mingisugusele kindlale sortimendile või siis kindlale tootele, et muidu see kiri läheb nii kirjuks, aga sa paned kõigile sinna hinnad alla ja lingid alla ja siis see tuleb midagi välja. Väga hea point. Küsimusi juurde pole tulnud? Ei. Hakkame siis kokku tõmbama asja. Ehk siis mis me siit siis nagu kaasa võtame? Müügikirjad töötavad, kui neid teha hästi, väga täpselt, pakkuda väärtust, väga sihitud sihtgrupile, mitte ühe korra, vaid tuletada ennast ka vahepeal meelde, et ärisektoris on müük natuke pikem, turundust toetada ka müügiosakonna tööga, otsekirjad, otsekõned. Tea klienti. Jah, tea oma klienti, täpselt. Ehk siis saame kokku võtta, et tee hästi, täpselt, konkreetselt ja ära spämmi. Ja siis see töötab. Nagu kõige olulisem. Ja siis see töötab. Ja siis on tegelikult kõik rahul. On see, kes selle kirja saadab rahul ja on ka see, kes selle kirja saab rahul. Täpselt. Suur tänu teile! Aitäh! Liituge Smiley uudiskirjaga kindlasti, smiley.com/uudiskiri ja võtke ühendust Infopangaga. Oskavad kindlasti aidata edasi, kui on vajalik teha mingit huvitavat, kasulikku müüki. Aitäh, järgmise korrani! Nägemist! Nägemist!